No nii, kes on nüüd see aasta kukeseeni juba metsast ise korjanud, siis kirjuta siia kommentaariks. Väga äge oleks ju juba teada, sest meie ka siin Elva Ürgorus tulime vankerdama, otsime, mingisugused pisikesed tegelased olid tee ääres, aga kuna see on nii ilusad nõmmed, siis me lihtsalt otsime, kas me leiame või ei leia. Vot, Reili on siis vankriga meil peamisel promenaadil. Tegelikult sealt saab ka veel minna. Me oleme jälle siin isemoodi ämbliku võrgus natuke seiklemas. Vaatame siin nüüd reedel seenekesi, teeme väikse eine pärast ja Reilile javarii. Teetõkke juur. No näed. Midagi on. No vot, siin kuskil uues tupikus rada lõppes ära. Ja siin on nüüd kuusik. Äkki siit veel saame. Ega kui juba paar tükki on leitud, siis tihti leiab veel. Siit näiteks leiab, mitte just väga kenad, aga hakkavad ju metsmaasikadki valmis saama ju, või ongi juba tegelikult üldiselt juuli alguses ju on neid ikka ju söödud. Vanasti ma tegin isegi moosi neist. Mul läks küll neid päris palju vaja selleks, aga eks siis viitsimust oli. Ja tema naudib jälle vaimsematel kanalitel seda metsaskäiku. Vot nii. No ikka leiab. Just tegelikult selle metsaraja kõrval. Kaugemal nagu väga ei ole olnud. Aga metsaraja kõrval ja tema hoiab oma lutiketist kogu aeg kinni. See on juba kenam. Et kes senti ei korja, see eurot ei saa ja ega sentega on sama lugu. Kui sa seda ühte sent ära ei võta, ega siis see panni täis ka ei tule. Küll ta tuleb. Siin ka nüüd väga huvitavad seened tõesti, et ei teagi, kalamees on siia ära eksinud, jääpuuri heitu toonud. Siin on ka mingisugused juljad, ei tea. Ei tea, miks nad siin on, aga lähme edasi. Las nad olla. Looduslikud need ilmselt ei ole. Ei ole. No ikka see pannitäis hakkab täituma, et siin ikka neid on. No selle pilguga siit teeraja äärt ikka skännime edasi. No näed, kenakesed. Vankerdamine ja seene otsimine siin käimas. Jälgime pisikest, tema peab kogu liikvel olema, temal hakkab varsti tulemas söögiaeg, aga proovime seda edasi lükata, sest meil ei ole veel nii pea kuskil, siis peaksime siin kuskil männi peal lapsele süüa andma, mis on ka võimalik. Jah. Poeg jäi ikka veel magama. Tegime ikka veel üksjagu tiirukis ära ja nüüd oleme siin Jõeharu lõkkeplatsil. Näeme, kas tema ka nüüd ikka vahepeal tahab süüa või saame meie enne. Aga muidu siin on juba ka täitsa tipp-topp olla ja alati saab autost hoita ja oleme siin õues, kui rahvast ei liigu, saab imetada. Nii. Nii, mina teen endale väikse mingisugune ojakata. See on aasta 2022, et mul neid veel on. Vanasid värke. Reilile tegime siis võikut. Ja pisikene juba seal ärkavad. See on kohe, kui vanker ei liigu enam, siis meil jäi see rakett ka maha. Aga vast laseb emmel natuke süüa. Siis hakatakse emmet
sööma. No vot, kokkuvõtvalt minul siis selline värk kõrvale, ma isegi lõikasin kodus, võtsin kaasa natuke sutsuvorsti, ikka parem. Ja vaatame siis see esmane emotsioon. No, ütleme, et see, et on 4 aastat üle tähtaja on, see nüüd otseselt ei mõjuta. Pigem ongi tunda seda maitset, mis on, mis ta siis siin pidi olema. Mingisugune kastmega kiirnuudid, teriyaki kanamaitselised. See teriyaki kaste on täitsa siin tunda. Ja nii kaua kui mina söön, siis toimub seal ka söömine. Ja vaatame, kas me jõuame 6 koju veel tagasi. Siis üks jäätisauto käib, aga noh, kui ei jõua, siis ei jõua, mingi vahest maja juures jäätisauto. Et sealt saab huvitavaid jäätiseid. Aga kas midagi, mina siin nüüd einestan lõpuni. Ilm on ilus ja oligi selline väike vahepala, et teie ka siis põgenege vahepeal ikka loodusesse, kui pikalt ei saa, siis vähemalt hetkeks ikka mõneks tunniks. Ja tšauka. Ah jaa, saak jäi üle näitamata, et kukkeseened siin siis niimoodi. Natuke ikka. Oh, siit koti vahelt on näha. No, et vast saame siis Ida-Virumaalt rohkem. Jah.